No nii, nagu eelmises videos, mida nägite juba, ma ei tea, äkki kõik ei ole näinud veel, eeldan muidugi, et on. Et nagu enamus juba nägid, paljud, et siis ütlesin, et tulin Jõekale, ongi sama päev, mil see video nüüd üles tuli. Millest te nägite, et ma ütlesin, et Jõekale tulingi Jõekas nüüd ja üks mees tuli enne, vaatasin just, et nägin juba eemalt, aga mõtlesin, et kas nüüd läheb või tuleb vastu, et ta oli nii alguses, kui oleks läinud, et siis ma oleks tast mööda jõudnud isegi, aga ta tuli ja ta käis täiesti lõpus ära Jõekala suudmas, et Ambla suudmas Jõekalasse siis ja ütles, et okei. Ütles 2 võttu oli ja ühtegi ei saanud kätte. Aga ma just praegu, no ma otseselt ei näinud seda, aga siin keegi just hüppas eemal. Või noh, võttis vee pealt midagi. Et äkki oleks pidanud ikkagi tulema selle lennukaga. Et ei tea, aga näha oli kala olemas. Iseasi, kas ta on haug või ta on forell. Aga ma panen kaamera nüüd kinni. Kinnitan ta ära, nii. Olen nii, et ootusega enam-vähem näeksite. Ops. Soota nüüd, mida te näete. Et rohkem vett näeks. Ja püüan RV selle esimese kalalandiga siis. RV, mis ta oli, Golden vist. Aga jah, mina tulin rattaga täna. Aga siin samas hüppas keegi. No, siit ta ei ole mul vist ulatuses kahjuks. Selles suhtes, kuna nüüd on haugi võib ka püüda. Kurat, just tuli tuul. Lant on tagurpidi. Et kuna haugi võib püüda, et siis kui tuleb 45-st ma ei hakka kaasa võtma, kui tuleb 50 haug siit, see on ka suht tavaline siit pigem. Ai, jälle see värk. Oi, kui kui pahast ikka. Ma loodan nüüd nöör terveks jääb. Õnneks mul on kodus olemas seekord korralik nöör. Ja ei ole kedagi järgi. Aga ja seal toimus veel midagi. Mingid mullid on vee peal. Pean sinna lähemale pääsema kuidagi. Ma ei tahagi praegu kaamerat ka kinni panna. Aga mis veel on? Täna katsetasin sihukese asja ära, et olin kahlakatega rattaga. Kahlakad jalas sõitsin rattaga. Päris pull oli. Sihuke ei olnud otsest ebameeldiv, aga ei olnud ka väga meeldiv just, et oi, ma ei viska sellist tuulega välja sinna. Mis on väga halb on see, et nöör ei ole haugihambale. See nöör on haugihamba jaoks ikka väga kehva. Ja siis ma mõtlesin, ma püüan haugi, kui seda ei saa, aga no mida ma püüan siis haugi, kui haug hammustab katki seal lihtsalt. Sellele ma ei mõelnudki, et mul peaks ka nagu erialan räägib seal midagi mahlfishingu trossist, mida näha ei ole isegi seal õnge küljes, et kas see on siis nii peenike tross või mis tal on, et ta ei sega kergete lantidega püüki. Et ma ei ole aru saanud veel, aga ma pean veel uurima, et äkki see on endale ka siis. Ja nii. Siit tuli nüüd päris kole pundar, aga selle saab lahti õnneks. Nii. Ja see ka, et ma olin nüüd mitu korda käinud haugi püüdma, sammu polnud seda õnge kasutanud, mida nüüd kasutan jälle see täis Shimano varustus, et tunnetust ei olnud, et seal küll paar esimest viselt. Nüüd on juba parem, aga nii, roo seest tuleb. Äkki tuleb midagi järgi. Ei tule praegu midagi. Vaatasin korra, et äkki põhjas tundus nagu midagi, aga ei olnud. Hopsti, jälle. Ma ei tea, äkki nüüd jäi kaamerasse ka. Seal ees toimub midagi. Aga ma ei ulata siit sinna viskama. Mis see on seal? Keegi sipleb kogu aeg.
ma pean piisavalt lähedale saama, see paganud tuul. Kui seal keegi kogu aeg apsti, nüüd on piisav. Nii, kas oli võtt või jäi kinni? Keegi tundus nagu keegi oleks puutunud seda. See on praegu äge. Ma polaroididega sinna nii ei näe välja. Oih, nüüd läks halvasti. Vist. Kuigi koht on selline, kust võiks muidu võtt olla. Mis see auk see on seal, mis seal toimub? Jälle! Nüüd pidite nägema. See pidi kaamerasse jääma lihtsalt. See on ikka mega loll, kui ei jäänud. Aga kes see on seal? Ja mis toimub? Miks ta niimoodi sipleb? Kinni on seal kuskil või? Ma ei saa... Vesi ka segab, et siin on väga-väga siuke mingi pindlainetus, et ei näe selgelt. Ma ei taha siin roo ääres võib olla, ma ei taha peale minna sinna. Aga vette ka ei taha minna. Aga siit jääb ise natuke halvasti. Läheb õigesse kohta, aga ei võta ära. Aga seda ma tean, et väikekalad ei saa olla. Nii. Ei kedagi. Oi, kui halvasti. Oi, nii. See on halb see, et siin vahepeal on siuke sodi, et ta võib võtta poolelt maalt endal mingi saba taha ja siis on teada. Kui midagi sellisega tuleks, oleks ainult aug ja kinni. Kuidagi kõvasti kinni. Kulutangi kogu oma aja siin ära selle kala peale, mida kätte ei saa. Tahaks nüüd öelda Eestist, et siin ikka olemas on. Hüpaku veel välja. Nii. Nüüd ei saanud aru. Miski nagu käis toksimas. Pihta randile. Aga siin on kivid ka, nii et noh. Ime, et ära ei ole veel võtnud. Ei julge nagu kinni ka panna. Iga hetk on nagu võimalus, et võtab ikkagist. Kui kala hüppab juba vees. Lähen lähemale.
nüüd ma viskan sinna kohta vapsi hästi välja, kus see kala oli. Aga praegu läks ise natuke valesse kohta. Okei. Saa aru, kas kala sai nüüd söönuks või mis toimub? Just mõtlesin, et selle lõigu jätan siit vahele. Ja siis tuleb välja, et nagu selles lõigus on kala. Esimese hooga on alati siuke mõte, et no kas oli kala või lind või mingi muu loom. Kui oleks mingi muu loom olnud saarmas, kobras, siis oleks suurem plärtsakas olnud. Üldjuhul pigem. Hops, nüüd oli täpselt õigesse kohta ja nüüd on lant valesti ja jep. Okei, ma panen kinni praegu korraks liiga palju materjali peale. No nii, siin on nüüd täpselt selline koht, mida ma tahan läbi püüda. Siin kahe selle kitsamas kohas siin vahel. Aga kuna tuul surub nii peale, siis väga ülevalt see visata läheb väga pekki. Eriti kuna ma ka ikka veel alga viskan. Oh ei. Ja ongi püügikoht rikutud ja. Ei. Palun ainult tule siia. No jah. Ma üldse ei taha siia püügikohale peale astuda. See on ilusam sügavam auk. Ma kohe näen ka, kui mingi kamera läheb. No, ei tea. Ega siin ei pruugi ka kala olla, aga ma tulen kalal ikka eeldusel, et seal, kus ma püüan, on kala. Okei, ma panen kinni praegu. No nii, siit läheb nüüd kohe selliseks, et hetkel on nagu madalam, keskmine paraja sügavusega. Siis läheb sügavad augud ja siis tuleb pikka aega veel mingi madalik. Ma olen üksiku suht hea auk. Siis ma katsun nüüd võimalikult hääletult ligi minna. Esimest pilgul kala ei paista. Aga just seal puude all äkki. Jah, siin on nii lühike maa. Keskel nii palju rohtu, et ma ainult 1 meetri saangi, ei, pool meetrit kerin, kui kala otsa ei tule. Siis läinud jookseb kinni ja siit, kui läinud juba niimoodi jukardab seal õõsas, siis väga enam kala tulla ei taha. Ja 3, 2, 1, võtt ei olnud. Nii kahju, et teile kala jäävad on. Ma mõtlen siin, et mul on konn ka kaasas, et
et ma tean seda, et forell peaks ikkagi ka konna sööma, sest nagu miks mitte. et ma proovin äkki. Liitsid oleks võinud ka kaasas olla. ja ma panen praegu konna otsa, proovin konnaga. kuigi selle ridaga on seda nagu raskem visata. aga noh. Nii et kinni ikka. No nii, ma ei kujuta ette ka, kui kaua ma olen seda nüüd lahti arutanud siin. Et länt jäi puu otsa täiesti kinni. Nagu näha, ma ei oska üldse visata. Ja nüüd leiutasin siukse asja, et võtsin nagu konksu, üks jäi lühikeseks, viskasin selle külge kinni. Ja siis võtsin teise konksu, panin selle ümber ja nüüd ma lihtsalt jõuga murran selle oksa ära, et ma saaksin kätte. See on siuke põhi ka, et noh, ei anna seista. Okei, tegelikult ma panen kinni praegu, väga raske on nii tegutseda. No näe, kukub lahti. Nii. No nii. Ja ise ma just pöörlev fänn ei ole, ma mõtlesin, ma panen otsa ja kui tuleb, siis võib-olla hakkan. Ja tuligi väike haug. Et peaks olema alakas. Hoidu, kui hästi siit näha on, mina näen. No nii on raudselt näha. Et üle pika aja siis. Noh, selle võtan lahti, läheb tagasi. Ja kuna kätt ma hetkel marjaks ei tee, ma võtan kahvaga, teen ta lahti ja läheb tagasi. Jah. No tore, et kalast ikkagist nagu märki on. Et jah, kinni praegu. No nii, praegu oli just selline loll lugu, et ma jälgin tegelikult enda jalge esist, tulin lärmates peale. Tegin küll viske ära ja hakkasin kerima ja alles siis läks. Aga nägin, et kala läks minema, vaatan, mis asi, jõekas. Ta oli küll alakas, aga ta oli jõekas. Et no läks teise kaldasse. Tuli selle kalda alt siit, või noh, sealt poolt, aga ehk ennast saab saada kätte ta. Ta küll ujus minema. Aga see ei tähenda, et ma teda kätte ei saaks täielikult. Noh, vist tähendab küll. Ühesega püüab edasi. Et nüüd ongi lõpusirge tegelikult. Et viimased nagu siukesed visked lõpp. Mis see nüüd oli? See lihtsalt oli siuke murusam koht, kuhu ta tahtis takardada kinni jäänud või mis toimus. Keegi võttis ja nüüd on hea, nüüd on tuulevaikne. Nii, jälle seesama asi. Jääb, seal on muru, nüüd näen ka. Aga jah, nüüd oli jõekas ka nähtud vähemalt. Üle pika aja uuesti. Mida pole väga pikka aega saanud, sest ei ole käinud Ameerikas. Et Ameerikat tahaks uuesti minna proovima. Ja ma ei tea, kas küll sama koht enam, aga Ameerikat tahan uuesti proovida küll. Ja vaatab, mis siin esmalt silma jääb ja kuhu minna. Ja tuulehaug, see võiks see aasta ära käia. Ja mida ma tahtsin on linask. Paar päeva on veel aega selle linaski põhipüügiks. Kui ma selle aja siis ei jõua teda püüdma, sest sinna on vaja nagu öösjaks jääda pigem, sest noh, ja võtan nädalavahetus. Reede, laupäev. Reedel minna, laupäev olla. Ja võib-olla pühapäev ka veel tulla alles. Kui pühapäev teha kodus nii-öelda puhkust ja koolitööd, et täpselt plaan ei tea, aga tuleks nagu kindlasti ära käia. Või mitte paar päeva, vaid mõni päev jäänud. Nii on kõige õigem öelda. Vahepeal on nii äge, et nagu jääb kinni, aga tunne on, et võtab. Adrenaliin käib seest läbi. Kahju küll, et päriselt ei võtnud, aga siiski see tunne, et nagu võtab. Nüüd ma nii väga nagu ei vaata, et ma kõige vaiksemalt käiks. Käin ja siis loobin. Proovin midagi saada, aga
üliväga just ei usu, et midagi tuleks siit enam. Muidu mõtlesin, lähen kella 8 ära, aga vist saan natuke varem minema. Vaatame, mis see kell on. Vist saan varem. 18:44. Noh, kindlasti saan varem. Kui ma nüüd seda tundi aega teisel pool silda näiteks ei tee või midagi. Aga sellest suhtes vett mul ei ole kaasas ja mul on päris suur janu ja kõht on ka tühi. Ja filtrit ei ole ka. Mul ei olegi olemas hetkel seda. Muidu saaks jõest vett võtta. Väike lootus on veel midagi saada. Sest nagu seda ma tean, et kala siin olemas on. Ja nüüd on juba paremini, et on ikka jõekad ka just pigem siinpool isegi täheldan mina, et haug on seal tagapool, aga siin eespool on jõekad rohkem. Kuidagi tundub mulle. Selles suhtes tore, et hetkel ma ei ole ühtegi teist kalameest veel näinud, et peale selle ühe rohkem ei ole siin vist. Aga noh, ma ei ole veel täitsa alguses, äkki siin on nüüd veel. Kõik ei pruugi ka siinpool käia, kus see põhipool on. Ma tean, et osad käivad teisel pool. Ja seal teisel pool silda, seal on küll sügavamad kohad tegelikult. Vähemalt alguses. Kuigi sealt ei olegi eriti kuhugi minna. Nii. See palk põhjas väga head kinni ei jäänud. Imelik jäälindu ei ole näinud vist veel. Ma väikse asja küsin veel ära, et kui keegi teab, ma arvan raudselt keegi teab ja kommenteerib seda ka loodetavasti, siis kas sellise peerlevaga kirjuga saab forelli ka ja kui siis hästi või halvasti või kuidas kellelgi kogemus on. Selle suurust ma ei tea, aga tundub 3 olevat vist. Või jah, 3, midagi sellist. 1 ta ei ole, 2 pigem ka mitte. Ma ei tea, peaks kirjas olema isegi peale. Vist. Ikka 2. Vist. Ei tea, mingid imelikud tähed on peal. 21 on siin peal kirjas ja mida iganes need tähendavad. Imelikult pandud ka. Nii, ops. Ma vahepeal oleksin muda sisse siin ära uppunud ja siin on ilusam sügavam juba. Aga kuidagi tuhm on see vesi seekord. Hetkel ma nüüd pigem proovingi lihtsalt nagu kala saada. Plaan tulla jõeforelli püüdma nurjus peale seda, kui ma lõpuni ära käisin, kuhu mul aega oli ja ei saanud ja haug läbi käis selle landiga. Et siis nüüd ma püüan lihtsalt nagu pigem ongi see, et ma ei keskendu haugile, aga rohkem nagu püüan haugi, sest haug juba tuli. Ja haugi äkki isegi on siin rohkem kui jõeforelli. Kui haug on sees, siis jõeforellil ei olegi väga võimalust paljuneda. Et pigem ma välja ei saa lasta surra nendel teistel elukatel. Siin on põhimõtteliselt oleks see, et püüad haugi kinni ja võtad kaasa, viid ära. Aga lõpuks pannakse piirang peale, kui vaadatakse, et liiga vähe on haugi sees. Ja varasemalt on olnud liiga madal koht. Okei, paneb kinni praegu, liiga palju lobisin jälle. No nii. Rohkem kala peale selle näitan ka ära, reklaami jälle. Rohkem kala peale selle haugi ei saanudki. Ja ühte forelli nägin veel. Et ja nüüd ongi koju minek. Et mitte midagi ei ole rohkem. Ei viitsi enam olla, kõht on tühi ja joogijanu ja mis siin saab ka enam.
niikuinii ei saaks midagi. No tegelikult sellise suhtumisega ei olekski mõtet kalal käia, aga jah, praegu täna enam midagi ei saa. Hetkel. Nii et Joe Blow, jälle näeme järgmises videos. Subscribe, like, comment, share ja kindlasti toetage minu toetajaid ehk siis kõik need landimistrid, kes lante on saatnud ja teised toetajad. Nii et jah, vot nii.